Tere, mu kallis õhed ja energiaotsija. Täna me räägime elu võimalikkusest ilma kartulita. Mis teha siis, kui kartuliputru enam ei söö ja mis võiks selle asemel lauale panna? Minu meelest parim asendaja kartulipudrule on lillkapsas. Lillkapsas väidetavalt niisugune asi, mis kui ta kenasti on katteloori all kasvatatud, siis saab hakkama ilma pestitsiidideta. Nii et kui te leiate kusagilt talust sellist, kus nad katteloori all teda kasvatavad, siis võite seda julgelt süüa. Ja kui te teda tavalisest poest ostate, siis selle võiks panna sinna kausi sisse, kus on pandud vett ja osoonimasin, sest osoonimasinast ma räägin teile videos, et kas süüa mahetoitu või midagi muud. Kuidas sellest lillkapsast teha mõnusat kartuliputru? Mina olen teinud seda kahte moodi. Esiteks, kui ma olen kas selle lillkapsa võtnud õisikuteks ja ära aurutanud ning siis püreerinud. Ja teine variant, mis ma olen teinud, on need samad õisikut. Panen või ja soolaga plaadi peale ning lükkan ahju ja röstin seal ära. Et selline ahjus röstitud lillkapsas on eriti maitsev ja ahju kuumus toob välja tema parimad maitseomadused. Aga mina ei ole pirtsakas sööja, nii et ma armastan hea meelega ka lillkapsaputru, mida ma olen lihtsalt aurutatud lillkapsast teinud. Täna ma olen juba siin ühe lillkapsapröö teile valmis keetnud. Ta on mul siin kiirkeedupotis, sest siin läheb hästi kiiresti. Kiirkeedupotti ma kasutan üldse väga palju, sest minu üks parimaid abilisi siin köögis. Aga lillkapsas tahab natukene maitsestamist juurde, eriti siis, kui me oleme teda teinud aurutatud lillkapsast. Kui te olete teinud teda ahjus, siis võib-olla peale selle soola, millega te teda ahjus röstisite, te ei vajagi mitte midagi muud. Aga sellele aurutatule mina eelistan juurde praadida küüslauku võiga. See pann hakkab siin varsti juba tuld võtma. Või on kindlasti väga-väga mõnus lillkapsaga koos. Teised rasvad minu meelest siia niivõrd hästi ei sobi. Taimsed õlid ei anna talle üldse eriti head maitselisandit ja maitsenüanssi. Seetõttu läheb juurde või. Või võiks ka olla ka selline mõnus taluvõi. Hetkel mul on küll ta praegu poest ostetud. Aga mul tuleb nii meelde see, kui ma olin laps ja kui sai käidud piimapäeval poes ja kus sai siis kilekoti sisse sellise suure käntsaka tumekollast ja väga mõnusalt lõhnavat võid ostetud. Tänapäeval seda juba niisama lihtne ei ole leida, et kui te saate seda kuskilt talust või seda ise teete, sest võid on ju tegelikult üsna lihtne ka ise teha, nüüd see pärast kodaku välja ajamise protsess on natukene vaevaline. Ja või on selline väga tore kaaslane. Tema tegelikult ju ei tõsta meie kolesterooli taset. Et ma kasutan niisugust riivi, millega on hästi lihtne oma sõrme otsad ära riivida, aga küüslauku jaoks on see väga praktiline. Et nüüd sai siis siia panni peale, pikalt ei ole mõtet teda praadida, sellepärast et pikalt praadides küüslauk läheb ju niuhti kõrbema ja omandab üsna ebameeldiva maitse. Ma arvan, et praeguseks ongi teda siin täiesti piisavalt. Laseme veidi veel sossutatud. Nii. Vahetame kohad ära, toome siin kaja siia ligemale, panen juurde oma küüslaugu ja võisegu. Segan ta mõnusasti segamini. Nüüd võiks tekitada siia ka veidikene soola juurde. Millist soola kasutada? Et mina kindlasti soovitan teil kasutada kas meresoola või kivisoola, et sellist soola, mis on rohkem kui natukene, mis on rohkem kui, või mis ei ole valge ja niisugust hallikat või roosakat või mõnda muud huvitavat tooni. Olen näinud ka sinokaid ja rohekaid, aga praegu on niisugune hallikas meresool, mis tuleb vist Prantsuse vetest. Et põhimõtteliselt on nüüd valmis see lillkapsapuder, aga kuna mina eelistan alati võimalikult palju toitaineid
siis ma olen siia juurde keetnud ja püreerinud ka sibulaid. Sibulad, kui neid hästi kaua keeta, lähevad niisuguseks mõnusaks magusaks. Ja ma seekord keetsin ka neid samamoodi eraldi kiirkeetjas. Et seal ma saan nad kiiresti valmis. Kui te tavalisel tulel neid ja tavalises potis keedate, siis selline magusus tekib sibulad kusagil tunni aja pärast, aga kiirkeedupotis saate võib-olla 20 minutiga niisuguse mõnusa segu valmis. Ja siin ongi nüüd minu mõnus, armas nostalgiatoit, lillkapsapuder, mis asendab suurepäraselt kartuliputru ja on lisaks sellele ka väga tervislik. Lillkapsa kohta tahaks öelda ka seda, et lillkapsast tuleks kindlasti kuumtöödelda, sellepärast et ta sisaldab goitrogeene, need on neid asju, mis tekitavad struumat kilpnäärme. Kui te olete selle lillkapsa kuumtöödelnud, siis suurem osa goitrogeene on lagunenud ning te saate siit kätte selle kasu, mis lillkapsast võiks saada. Head isu teile!